Tervist, minu nimi on Rando. Ja on Kalev. Me oleme täna tulnud osalema Tallinn City Race nimelisele automudelite võistlusele, mis on iga-aastaselt siis lauluväljakul toimub siuke nagu näidisvõistlus, kus on tavaliselt rohkem pealtvaatajaid ja mis on hooaja avaetapp. Ja meie põlised on-roadi hundid, mina muidugi tegelikult ei ole on-roadi hunt, aga Kalev on. Me oleme tulnud siia kahe sellise hästi lihtsa autoga, mida igaüks saab poest osta, tõmmata kas siis nöörstarterist käima, vajutada lülitis sisse ja astuda nagu võistlust tulla. Need ei ole muidugi päris tavalised selles mõttes, et need on ikkagi professionaalsete tootjate siuksed, ongi nagu lihtsamad versioonid ja suunatud siis inimesele, kes tahab just nagu võidusõidu maailma minna. Meil on eelsõidud läbi ja siiamaani on läinud suhteliselt hästi. Minul oli eelsõitude tulemuseks 6. koht. Kalev, kuidas sul oli? Ühes klassis teine ja teises oli äkki 12-13. Ahah, okei, põhiklassis oli 12-13, on ju? Jah. Kuidas sul senine emotsioon on? Auto on ilusti vastu pidanud? Täiesti uskumatu selles suhtes, et muidugi see rahanumber ei ole nagu 250, aga ikkagi suhteliselt mõistlikku võtta endale nagu see kitt ja siia tehnika peale. No okei, ütleme siis ausalt, põhimõtteliselt 2000 euro asemel kulutasid sa 600 vist? Jah, selle eest ma olen esimest korda offroadi rajal. See auto on teinud niukseid lende siin, et see on uskumatu ja ma pole mitte ühtegi detaili vahetanud. Ühtegi. Ja tead, mis minu arust on põhiline? Sinu naeratus ei ole mitte väiksem kui nendel inimestel, kes on rohkem makstud. Aga nüüd me peame väikse pausi tegema, sest nüüd on aeg vaadata, kuidas Kalev sõitma läheb. Nitromootoritega on siis see asi, et ta on hästi siuksed piiri peale aetud asjad. 3,5 kuubikut teeb kuni 40 000 pööret. Praegu siis just panin käima, külmana nad ei taha väga hästi käia. Ütleme, võrreldes elektrimootoriga on see asi natukene keerulisem, aga see sound, see lõhk ja see hääl, see on lihtsalt kulda väärt, olgem ausad. Rando põrin häirib teiste võistlejate stardi piiks ei kuule enam. Nitro klassides pannakse lipuga. Läperdasin ära, võib lihtsalt öelda. Esimest korda offroadi rajal, et rada on hästi tehniline ja ei tule seda sõitu siit mega ilustat, aga vaatame, paar sõitu veel, et küll läheb paremaks. Sõitsime Open klassi, mis on siis täiesti vaba klass, kus võib sõita ükskõik millega seni, kuni ta suuruselt on väiksem kui murutraktor põhimõtteliselt. Open klassi teise finaali ja seal on selline 2 finaali süsteem, et nüüd tuleb välja, et ma olen Open klassi juba ära võitnud. Oma 400 eurot maksva RTR sõiduvalmis autoga igasuguste vahvate konkurentide vastu. Kalevil tuleb selles klassis üks sõit veel. Kalev sõidab veel 1.8 elektriklassi, kus ta konkureerib seal mingitele kohtadele, millest ma ei tea, millest ei saa kindlasti parem rääkida. Ja minul on järgmine asi on nüüd nitrofinaal, mis on päeva viimane sõit, mis on 30 minutit ja mis on nagu selle auto siis tõeline katsumus. Et seni ausalt öeldes, nagu ma enne ütlesin, ma olen üllatunud. Kui Kalevi auto oli 600 eurot, siis minu auto on 400 eurot. Ja minu naeratus või sõidurõõm ei ole väiksem kui teiste oma. Openi sõidud me sõitsime ära, mis on siis see vabaklassi asi. Nüüd läheb Kalev oma elektrimootoriga 4-veolise pagiga, millel on
mingi pea 2 kilovatti jõudu selle 3 kilo kohta, läheb siis sõitma oma põhiklassi ehk siis elektrimootoriga pagide klassi. Ja sa oled vist B-finaali kvalifitseerusid, on ju? Ja 3. Jah, ehk mitte kõige kiiremas grupis, aga nüüd on taas aeg tormata, nii et edu. Mudelid palun starti. Minutiline sõit, siis 1 5-minutiline sõit klassides on 1 inimese teekotas. Tuleb autot ratastel hoida. Sõidu alguses juhtus üks väga proosaline asi. Ma ei näinud, milline on minu auto. Kõik autod sõitsid kokku ja keegi ei teadnud, ma sõitsin täiesti suvalise autoga ja siis hakkasin viimaselt kohalt tulema. Ma ei tea, kas ma jäin teiseks nüüd või ei jäänud, aga... Vaatame korra üle, kuidas Kalevil läinud on. 2 finaali on sõidetud, 3. finaal on sõidetud ja 3. finaal siis otsustab lõpliku tulemuse. Praegu on niimoodi, et esimeses finaalis oli ta teine Evaltsi järel ja teises finaalis on ta teine samamoodi Evaltsi järel. Aga ja ehkki 2 paremat tulemust loeb. Evalts on juba võitnud, Kalev on moment teisel positsioonil, aga nüüd juhul, kui Vahur peaks võitma, siis kuna meil on selline kohapunktide arvestus, siis Kalev võib langeda veel 3. Nii et Kalevil on vaja kindlasti viimases finaalis olla suhteliselt kiire ja noh, siis selgubki see, et mis sealt siis päriselt välja tuleb. Nii, nüüd hakkab Red Bull Race of Champions. Kuna ma Openis olin teine kvalifikatsiooni tulemusele, siis pääsesin ka sinna, et nüüd läheb vaatame kõvade sõitjatega, mis saab. Ja 3. Kalev ja Kalev on väga. Ei ole midagi teha, reeglid on reeglid. Ei, päris hästi. Äge on. Vaheline Viljar. Selle Race of Championsi point on see, et rajal mehaanikuid ei ole, ehk siis kes esimesena katuse teeb, see jääbki viimaseks. Ja 5 minutit kestab sõit, kes 5 minutiga sõidab kõige rohkem ringe, see võidab, kui ta kui ta üldse suudab selle 5 minutiga püsti jääda. Aga täna oli isegi päris hea tulemus, et 2 tükki kordagi 5 minuti jooksul üle katuse ei käinud või katuse peal, et üle katuse käis ikka siin, aga siin jäid inimesed püsti, et vedas ka neil natukese. See niisugune sõit ongi. Aga nüüd ma lähen viimasele Open klassi sõidule, et sellest sõltub, kas ma saan nüüd 2. või 3. koha. Et Randot ei tule praegu saati. Jah, eks selle vaba klassiga ongi niimoodi, et nagu me siin teistest sõitudest oleme näinud, see elektrimootoriga saab võita küll, aga ainult elektrimootorite klassi, et vaba klassis jah, seekord olid põrrad esimesed. Ja praegu on niimoodi, et kui Kalev selle sõidu võidab, siis on Kalev teine. Ja kui Kalev jääb kas või teiseks, aga kas või teiseks või ükskõik kuhu mujale, siis on ta 3. Sõit on küll alles loetud minutid peale, aga Kalev on moment esimene, mis tähendab seda, et on klassi üldarvestuses 2. koha konkurentsis ja tema konkurent on suhteliselt kaugel maas. Aga tasub arvestada, et tema peamine konkurent ehk Janek võitis siis selle ilma mehaanikuteta Red Bulli võistluse, mis tähendab seda, et ta oskab oma autot ratastel hoida.
nii et ma arvan, et läheb põnevaks, aga mina küll üritan olla erapooletu, aga ma olen ikkagi Kalevi poolt, et lahe oleks, kui tal läheks hästi. Võtsin teise koha ära mul. Tänu Randole. Jah. Tänu Randole ongi nii, et tõusin 3. kohalt teiseks, ja sõit läks ka täitsa normaalselt. Suutsin rahulikuks jääda ja sõita oma sõitu ja nii see lihtsalt tuleb. Ei karjunud mehaanikute peale ka nii, et kõik on hästi. Vaatasin siin kõik teised puhatstavad autosid, et ma teen ka moe pärast puhtaks siis. Sul on siukses setikus nagu pakist välja tuli. Jah, otse. Pain klõps rajale. Natuke amorti keerasin allapoole, et muidu keeras nagu jube üle. Et praegu ongi see, et mõte oli siuke, et võtan pakist välja ja sõidan. Vaatan, mis saab. Nii palju oli, et panin selle oma puldi ja selle servo. Aga tegelikult, kui ma sõitsin, ega seal teisel serval ka midagi häda ei olnud. Et see oli ka täitsa nagu adekvaatne asina. No peaaegu läigib, nüüd on kergem ka, siis kui põhisõit hakkab, siis see on veel kiirem kui praegu olin. Kalev, kas sa teed suitsu ainult sellepärast, et su auto ei tossa üldse? Jah, mul ongi need alavääristuskompleksid, et mul ei ole tossavat autot, ma ise ka tossan. Teen selle kõik tasa, mis Rando on mulle päev läbi teinud. Kas sul ei teki kiusatust osta põrra ja see suitsutamine maha ette? Tead mis see? Sellega on üks lugu, aga mul on üks põrra, ma kohe toon. No võt, mees nüüd hakkab rääkima, et tal on põrra. Ikka, kusjuures ma arvan, ta valetab, nii et suu suitseb lihtsalt. See vabalt nii kallu. No Kalev. Mul on üks suur ja kole põrra, aga sellega juhtus niisugune proosaline asi, et ma suutsin kogu selle auto vajamineva elektroonika kõik maha unustada, nii et ma lihtsalt ei saa põristada ja nüüd ma siin tossan. Ja reporterid käivad ümberringi, et Liigame autod ära ja saate põhiklassi viimane sõit siis nagu enam-vähem oli, aga ise jälle läksin liiga palju püüdma, aga teine sõit oli põhimõtteliselt püüdmatus kauguses, nii et pingutasin üle ja vist jäin 3. et siis nii ongi. ...30 minutit finaali on ees, siit tuleb siis auto nagu tõeline pale välja, et kui ära kestab, siis on ikka uskumatult hästi, et pean tunnistama, et see auto on suhteliselt nii, nagu ta karbist tuli ja ausalt öeldes loodan lihtsalt parimat. Jube värk, see litra värk on vaist. Pane paaki mootorit ja tule ja driver tahtis veel vetsu ka minna enne sõitu. Pean ta auto kuskilt kinni püüdma nüüd.
start lükati edasi 10 minutit. Nitrofinaalides on siis niisugune võimalus, et kui kellelgi on mingid leviprobleemid, mis iganes hädaautoga, siis on tal võimalik võtta 10 minutit pausi. Rada on teistele sellele sõitmiseks avatud, aga ma otsustan mitte seda trenniaega kasutada, et kartuses nii-öelda ära lõhkuda midagi. Ja Jaanus Saare, kes selle nüüd siis võttis, et tema stardib viimaselt kohalt, aga vähemalt saab oma leviprobleemid lahendada ja saab sõitu tulla, nii et nüüd on natuke aega ootada. Tundus, et läks hästi boksi peatus. Veel 8 minutit on sõidetud, nüüd on kõigest 22 minutit veel minna. Selle esimene 3 äkki või? Poolfinaali sai sõidetud, poolfinaali jääb veel sõita, aga auto suri küünal ära, mis tõenäoliselt juhtus sellest, et mul sai paak liiga tühjaks. Ma küll jõudsin tankima õigeaegselt, aga tõenäoliselt tõmbas mingi õhumulli veel vahele torudesse, siis segu läks korra lahjaks, mootor suri välja ja ei ole midagi teha. Iseenesest võiks küünla ära vahetada, see on kiire asi, aga selle taseme konkurentsis las jääb see mõnus emotsioon, mis oli lihtsalt. Meie võistluspäev on läbi. Minu sõit küll veel käib, aga kahjuks tehniliste viperuste tõttu ma ei saanud seda lõpetada või õigemini ütleme isegi nii, et ma ei soovinud seda lõpetada, sest mul oli algusest nii mõnus emotsioon, et ma ei tahtnud seda ära rikkuda. Alguses olin ilusti konkurentsis, sõitsin seal kuskil 4. koha peale ja kõik oli hästi, aga siis läks küünal katki ja küünlavahetus on väga kiire töö. Võtab aega kogenud mehaanikud, ma ei tea, 20-30 sekundit. Aga ma otsustasin selle mitte ette võtta ja lõpptulemuseks minu finaali tulemus jääb siis see, et olen kuskil kaugel taga, aga emotsioon jäi hea. Kalev, kuidas sul läks?
sinu või vabaklassis olin sinu järel teine, selles suhtes see on okei. Selles oma nii-öelda päris klassis olen keskel, et ma ei uskunud seda. Lihtsalt ei uskunud, aga no niisugune karbist välja autoga sinna sõita on päris äge. Minu emotsioon jäi väga hea. Sa oled sisuliselt 2 korda kallimate autode konkurentsis, teised on ikkagi spetsiaalselt valitud komponentidega ja nii edasi ja sinu oma on siuke karbist välja, et kas see nagu on asi, mida tehnikahuviline võiks proovida ja ette võtta? See konkreetne mudel, mis siin on, see andke ainult vinti. Mina, kes ma esimest päeva rajal, ma ei suutnud mitte ühtegi tükki ära lõhkuda ja see auto on piisavalt kiire, et teistega võidu sõita. See on väga äge auto. Jah, minu emotsioon oli tegelikult täpselt sama, et jah, on tunda, et autod, mille mootor maksab sama palju kui siin terve see kompott, on kiiremad, seal ei ole kahtlustki. On ägedamad, võib-olla isegi coolimad sõita, aga lõppkokkuvõttes auto on füüsiliselt terve, midagi katki ei läinud, kõik toimib, tehnika on selline, et ei näe põhjust millegi vahetamiseks. Võib-olla ongi kokkuvõte see, et nagu minu investeeringuga, mis on siis 400 eurot pluss seal natukene veel peal, ütleme jämedalt 500 eurot, et mu naeratus ei ole kindlasti väiksem kui kellegi teise oma, kes seda nitrofinaali sõitis. Et kui nagu tehnikapisik on sees ja päris skaalas sõita ei taha, siis päris tõsiselt kohe võtta üks neist ja tule proovi seda mudeli värki, sest juba äge on. Käsi siin Saaremaa peal peab põmmiga sõitigi. Ma sõidan pörraga, ta sõidab mikseri mootoriga. Ma võtsin naise vana Sau miksri mootori, see oli 3-faasiline tööstusvoolu pealt käis. Siis kui naine mikserdas, me terve perega hoid, lõhkus ära, meil oli niisuguse paksusega malmvann, kus me saime munavahtu hetkega, aga terve perega. Ja nüüd ma panin selle mootori auto peale. Auto peal on nagu parem või kuidas on? Et autot pead ka niimoodi kinni hoidma terve perega või? No, kui ikka päästad, siis... Jaa, ma tegelikult on nii, et mul selle akut tegelikult selle auto peal ei olegi, et ma annan korra täkku ja siis sõidan 7 minutit järjest, lihtsalt selle pöörde pealt. See on niisugune normaalne mootor, Vene ajal toodetud mingi... Ja ümmargune? Ümmargune, jah. Ümmargune mootor, päris huvitav. Sa rääkisid, et pidid terve perega kinni hoidma. Kus sa hoidsid kinni? Sangad olid ümber ringi, Sau miksrid. See on nagu, vaata, segumasinaid on ka minu arust siukseid, vaata, mis segu miksrid on, kus sa kahelt poolt hoiad. Meil oli 5 sanga seal. See käis oli nagu, kohati oli ikka jube, Aga nüüd see on seal auto peal ja korra täkku ja on rahu majas, eks ju. Keegi ei pea rohkem kinni hoidma, siis ainult vaatad, kus läheb.